Tere, mina olen Sander. Inimesed ei taha enam asju omada, eriti just uus generatsioon, vaid nad tahavad, et neil oleks lihtsalt ligipääs nendele teenustele või toodetele. Ja ligipääs ei tähenda, et see peab olema sinu oma. Ligipääs võib tähendada ka seda, et sa lihtsalt rendid seda. Mina usun vajadusel või nõudlusel põhinevasse majandusse. Vaatame lähemalt seda teemat. See idee, et tuua teenused sinuni kiiresti ja efektiivselt ei ole tegelikult vägagi uus. USA-s 1990. aastal internetibuumi ajal alguse saanud Cosmo ja Urban Fetch pakkusid midagi sarnast. Nad tõid sulle tunniajase vahemiku sees kas raamatud, DVD-d või ka toiduaineid. Mõlemad need teenused läksid pankrotti, kaotasid palju raha, kuigi nad olid tõstnud rohkem kui $100 miljonit ja panid oma pillid kotti 2000. aasta alguseks. Aga hei, see lihtsalt näitab, et igal teenusel on oma aeg ja oma koht. Praegune keskkond on aga millegi sellise jaoks märksa soosivam. Esiteks on 70–80% läänemaailma inimestest taskus nutitelefonid, mis on ühendatud 4G või LTE abil stabiilse ja kiire mobiilse internetiga. Nendel samadel telefonidel on võimalik üsna lihtsalt jagada neid erinevaid teenuseid või aplikatsioone läbi siis App Store'i või Google Play Store'i. Lisaks sellele on nendel platvormidel väga lihtne ka makseid vastu võtta läbi Apple Pay või läbi Google Pay või kasutades Stripe'i näiteks krediitkaardi maksete protsessimiseks. Nendel seadmetel on sisse ehitatud ka GPS, millega on võimalik luua väga asukohalt täpselt põhiseid teenuseid, kasutades näiteks Google Maps'i kaardistamist ja see on luues seda saadaval ka siis aplikatsiooni või teenuse pakkujale. Lisaks kõigele sellele on ilmselt veel olulisem generatsiooniline vahe, ehk siis see nii-öelda milleeniumi generatsioon, kes enam ei taha omada seadmeid, vaid nad just tahavad, et neil oleks lihtsalt ligipääs sellele siis, kui nemad seda tahavad. Nagu üks tuntud investor Chris Anderson on öelnud, siis kui esimesed 10 aastat interneti arengus läksid eelkõige selliste sotsiaalsete innovatiivsete platvormide loomiseks, siis järgmised 10 aastat läheb selle jaoks, et neid platvorme rakendada meie reaalellu. Ehk siis sellised asjad, mis on olnud digitaalteenustel DNA tasandil, ehk näiteks minu pildid ja failid, teenused on saadaval siis, kui mina neid tahan, on nüüd tulemas ka reaalellu. Ja juba täna on erinevates riikides saadaval tuhandetes erinevaid aplikatsioone, alustades koristamisteenusest, transporditeenusest, reisimisteenustest, hotelliteenustest, tööga seotud teenustest, iluga seotud teenustest, spordiga ja nii edasi ja nii edasi. Aga enne kui me lähme spetsiifiliste näidete juurde, tahaksime ühe asja veel selgeks teha. Selliseid vajadusel nõudmisel põhinevaid teenuseid on tegelikult kahte liiki. Algselt olid nii-öelda kokkulepitud ajal pakutud teenus, näiteks, et homme kella 3-st on mul vaja autot rentida, siis mu auto tuleb kohale või homme kella 4-st mul on vaja pesu ära puhtaks pesta, siis mul tuleb inimene, kes võtab mul pesu ja toob selle puhtana tagasi. Paljud inimesed ütlevad, et see ei ole tõeline nõudlusel põhinev majandus, vaid tõeline puhas nõudlusel põhinev majandus on see, kui see teenus toimub 1 tunni jooksul. Ehk kui tuleb mõte, et ma tahan poest toiduaineid omale tellida, ma vajutan tunni jooksul nad kohal. Mul on kõht tühi, ma tellin toitu, see on tunni aja pärast kohal. Mul on riided mustad, tunni aja pärast on mul kohal. Aga vaatame nüüd kõiki neid erinevaid kategooriaid lähemalt. Esimene asi, millest me rääkida tahaks, on toitlustus. Kas sa teadsid, et esimest korda läbi ajaloo USA-s ületas kulutused väljas söömisele kulutused toidupoes, mis näitab seda, et see on tõeline generatsiooniline muutus. Ja see uus generatsioon, milleeniumide generatsioon, eeldab, et see restorani toit on kohale toodud soodsa hinnaga efektiivsel moel. Selle jaoks on näiteks USA-s loodud sellised teenused nagu Caviar, kus sa saad reaalajas näha, kuidas sinu toit liigub, või siis DoorDash, või siis Grubhub ja veel neid on palju. UK-s on ilmselt kõige populaarsemateks teenustest näiteks Deliveroo, kus sa saad valida nende veebilehelt restorani, kelle toitu sa tahad tellida, siis sa näed nende menüüd, valitsed, mida sa tahad tellida ja circa kuskil 30–60 minuti jooksul tuuakse sulle koju kätte. Üks teenuse, mida ma ise olen üsna tihti kasutanud, on tegelikult Eat First, mis tähendab seda, et neil on nii hommiku kui nii lõuna kui õhtusöögil ringi liikumas erinevad rollerid ja sul on võimalik tellida omale enamasti 2-3 toidu vahel valides 15 minutiga toit koju kätte. Ehk siis, kui sul on kõht tühi, ma valin omale selle toidu ja selle joogi ja 15 minutiga on see juba sinu ukse peal. Selliseid toidupakkumisi on igasuguseid. See kõik sai alguse kunagi burgerite ja pitsade koju toomisega ja kuni on see nüüd liikunud ka restorani toidu koju toomiseni, mis on ka suur trend. Teine kategooria on toiduainete kohale toimetamine ja seda nimelt kahel erineval moel. Esimene neist, mis on ilmselt rohkem levinud, on nii-öelda kokkamist lihtsaks tegevad teenused, mis saadavad sulle kastiga koju juba valmis täpselt õige koguse toiduaineid koos retseptidega, mida sa saad kodus ise valmistada.
Selline teenus näiteks on HelloFresh või Gusto, mida ma olen Inglismaal ise kasutanud ja väga rahul olnud. Lisaks sellele on üks väga huvitav teenus seal ka Shuttle Cook, mis saadab sulle ühe retsepti iga päev. Kui sulle see meeldib, sa vajutad jah ja sama päeva sees tuuakse sulle kõik vajalik toiduaineke kohale. Teine rohkem traditsiooniline kohaletoomisviis on Instacart, mis on Ameerikas väga levinud, mis toob sulle tunni aja sees ükskõik millisest kaubamajast toiduainet kohale. Kolmas valdkond, millest ma väga põnevil on transport. Kujutad ette, kuidas kui vanasti tahtsid autot rentida, sa pidid helistama rendifirmasse, käima läbi kõik erinevad autovariandid, mis sulle pakutakse erinevad klassid, igasugused lisateenused, mis kindlustust sa soovid, kas sa soovid omale GPS-i rentida. Kui sa lõpuks kohale läksid, siis sa pidid olema järjekorras kuskil pool tundi, enne kui sa oma üldse auto kätte said. Kui sa auto kätte said, siis enamasti sa ei teadnud, mis auto see on, seal ei olnud seda valikuvõimalust ja rentida sa saad ainult 24 tunni vahemikega. Nüüd aga on olemas teenused sellised nagu Zipcar, kus ma lihtsalt installeerin omale aplikatsiooni, saan omale liikmelisuse ja selle liikmelisega kuskil linnas liigun ringi, mul on nüüd autot vaja näiteks tunniks ajaks, võtan selle äppi lahti, vaatan, millist autot ma tahan, kas suurt, väikest autot, ökonoomset või sportlikku autot, valin selle ja saan selle rentida omal tunni aega, lähen auto juurde, vajutan nuppu ja saan juba sõita. Väga lahe teenus. Lisaks rentimisele on suur muutus toimumas ka taksonduse maailmas, kus kõik on liikumas ainult vajaduse põhiseks. Näiteks Uber ja Lyft, kes on nii-öelda posterfirmad kogu nõudluspõhisele majandusele, viivad kokku autojuhid ja reisijad selleks õigel ajal ja õiges kohas. Ehk selleks ei peagi olema nendel inimestel taksolitsentsi üldse, mis toob ka palju probleeme loomulikult selle kaasa. Meil Eestis on olemas alternatiiv Taxify, kes tõi selle sama teenuse taksodele ja nüüd on toomas selle ilmselt ka kõikidele teistele juhtidele. Nende kõikide teenuste eesmärk on tuua autoga sõitmise kulu nii madalale, et keegi ei peakski enam autot omama. Aga kui sul ikkagi on auto, siis näiteks USAs on selline teenus nagu Lux, millega sa saad lihtsalt, oled autoga kuskil tänaval, soovid seda parkida, aga parkimiskohta ei ole, vajutad nuppu, sinul tuleb inimene, kes võtab sult auto, pargib selle ära, vajutad uuesti ja ta toob sulle selle auto tagasi. Milline lahe lahendus. Minu jaoks ilmselt üks kasutatavamaid transpordivahendeid nõudmispõhiselt on ka ratta rentimine. Ma ei pea mõtlema, kas vihma sajab, kuhu ma saan oma ratta lukku panna, kas see varastatakse ära. Ma lihtsalt teen omale konto internetis, mulle saadetakse selline väike identifitseerimisvahend, mille ma panen siia sisse, ratas avaneb, ma saan selle ratta siit võtta ja panna selle ratta kuhu iganes ma lähen või mul on vaja sõita teises kohas. Neljas väga huvitav valdkond on postiteenused. USA-s on väljas selline teenus nagu Postmates, mis on justkui logistiline võrgustik erinevatest transpordifirmadest. Näiteks Apple ja Postmates andsid koos välja teenuse, kus nad pakuvad samal päeval kohaletoomist läbi selle võrgustiku ja seal on ka veel palju teisi erinevaid jaeketimüüjaid, kes on sellega liitunud. Inglismaa sarnane näide sellest on Shuttle, kes pakub sulle 60 minuti sees kohaletoomist toetatud jaekauba kettide poolt. Postisaadistel on ka üks teenus, mida mul endal ei ole õnnestunud kasutada, aga mida ma väga loodan, et jõuab ka rahvusvahelistel turgudele varem või hiljem, on Ship. Ma teen lihtsalt pildi asjast, mida ma tahan saata. Kohale tuleb firma, kes pakendab selle ära, võtab selle endaga kaasa, ehk ma ei pea minema kuskil postkontorisse ootama järjekorras või siis minema mingisuguse DHL-i või UPS-i kuskile esindusse, et seal seda järjekorras oodates lasta see ära saata. Mul on väga lihtne viis seda teha siis, kui ma tahan ja seal, kus ma tahan. Postiteenuste valdkonna vastu tunnevad väga palju huvi ka suuremad korporatsioonid. Näiteks eBay on välja andnud teenuse eBay Now just nimelt selle Shuttle'i startupi põhjal, kes ise sai alguse, kui nad selle endale ära ostsid. Google Now tuli välja eelmisel aastal sarnase teenusega suuremates linnades Ameerika Ühendriikides ja ka Amazon on pakkumas teenust Amazon Now, kõik väga sarnase nimega. Nüüd ka rahvusvahelistel turgudel Londonis ehk samal päeval tuuakse sulle see toode ka kohale, mida sa soovid endale tellida. Viies väga huvitav ala nõudluspõhisele majandusele on kindlasti reisimine ja üks hea näide siin on Airbnb, kes viib kokku kinnisvaraomanikud ja inimesed, kes soovid omale rentida korterit või siis maja oma reisi jooksul. Miks ma pean alati minema nendesse hotellidesse, mis on tavaliselt kõik ühes kohas kesklinnas ja kuskil tornis. Ma tahaksin näiteks rentida omale korteri kuskil mäe otsas, kuhu ma plaanin rännata või kuskil väljaspool, kus näiteks mul on kohtumised, kui ma lähen ärireisile. Airbnb viies kokku need kaks osapoolt, see kõik saabki võimaluseks ja inimene saab palju rohkem kohaliku hõngulise kogemuse endale. Lisaks selle reisimisel on olemas teenus näiteks ka Hotel Tonight ehk siis hotell selleks samaks õhtuks, kui sa oled kuskil linnas, kus on olnud kohtumised või sa isegi ei ole seal linnas varem käinud, sa ei tea, kuhu sa tahaksid hotelli omale broneerida, lähed sinna linna koha peale, vaatad, et see tundub mulle sobilik ala, valid Hotel Tonightist täna saada oleva hotelli soodsa hinnaga, bookid selle ja sul ongi hotell olemas.
6. on meelelahutusega seotud valdkond ja siin on toimunud väga suur muutus. Näiteks ma ei pea minema vanasti, kui pidi veel rentima omale erinevaid DVD-si või VHS-i kassette kuskile poodi, et see teha. Netflix näiteks alustas sellega, et nad tõid need DVD-d sulle koju siis, kui sa ise neid tahtsid omale tellida. Nüüd on kõik liikunud loomulikult digitaalsetele platvormidele ja nagu YouTube'is me oleme kõik harjunud vaatama seda videosi, siis ma tahan, kus ma tahan, millal ma tahan, ehk kogu meelelahutusmaastik on sellega fundamentaalselt muudetud. Lisaks sellele on levinud ka sarnased teenused USAs, näiteks Seatguru, kus ma saan koheselt bookida omale koha mõnele üritusele läbi selle aplikatsiooni. Inglismaal ma olen väga palju kasutanud ka teenust nimega Y-Plan, näiteks kui ma spontaanselt olen sattunud kuskile linnaossa, mul tahan seal midagi teha, ma saan kohe vaadata, mis üritused seal on, kontserdid, teatrid, erinevad turud ja 2 klikiga saan selle kohe omale bookida ja sinna üritusele koha peale minna. 7. valdkond on töö või tööga seotud valdkond ja esimene üks väga suur fundamentaalne muutus siin on olnud serverid. Kui vanasti pidi igalühel olema oma töö juures oma meiliserver ja veebiserver, siis täna ma saan seda kõike rentida ja ma loomulikult räägin Amazon Web Servicest siis või Amazoni veebiserveri teenustest siis, kui ma tahan ja kui palju ma seda tehan. Seda pakuvad nüüd ka Google ja Microsoft ehk väga lihtne on ehitada oma veebiettevõtted. Lisaks sellele teeb ettevõtte ehitamise lihtsaks ka see, et sul on võimalik ka töötajaid vajadusepõhiselt endale nii-öelda rentida. Näiteks Coders Clan, mis on kokku pandud veebiarendajate veebileht, kus on võimalik neid tunnipõhiselt endale rentida. Mõtle, kui hea viis on see alustamaks oma veebiteenust. Töövaldkondades rohkem ka füüsilise keskkonnaga seotud asjadest on näiteks Fancy Hands, mis paljudele firma tegevjuhtidele ja asutajatele Ameerikas meeldib, kus sa saad omale assistendi vajaduse põhiselt. Ehk kui sul on vaja kalender korda seada, sõnumitele vastata, otsida mingisugust toodet, mida sul on vaja osta ja nii edasi, sa saad kõik need oma nii-öelda ülesanded lükata nende kaela. Lisaks sellele on selline teenus olemas ka Managed by Q, mis pakub sulle kontori koristusteenuseid ja kõik kontori manageerimisega seotud teenuseid, nagu kuidas kirjatarbeid ostujaid koolitada, kõik inimesi kasutama erinevaid kontoriseadmeid saadaval siis, kui sina seda vajad. Sul ei pea olema selleks spetsiaalset inimest sinu kontoris. Ehk tööelu on muutunud alustades sellest, kuidas sa ettevõttega pihta hakkad, kuni selleni, kuidas sa lõpuks oma füüsilist kontorit manageerid täiesti vajaduse põhiseks, nii et alusta kas või oma ettevõttega täna. Nõudmispõhised teenused on loomulikult jõudnud ka kodudesse või koduga seotud tegemistesse. Näiteks USAs on olemas teenus nimega Alfred, kus sa saad omale personaalse inimese, kes tuleb sinu koju siis, kui sina seal ei ole või sinult vabalt valitud ajal, teeb sinu pesud puhtaks, triigib need ära, toob sulle poest kauba kohale ja viib näiteks keemilisse puhastusse asjad, mis seda vajavad. Nüüd nad tõid välja ka sellise beta-teenuse Hello Alfred, mis pakub kõiki neid samu teenuseid nagu toidu toomist, pesude vahetamist ja nii edasi, aga siis, kui sina selleks aja valid, ehk siis sul ei ole personaalset inimest, sina pead selleks kodus olema, aga sa saad kõik need samad teenused kätte. Inglismaal on üsna levinud nüüd ka teenus nimega BusyBee, millega on sul võimalik näiteks otsustad täna õhtul minna teatrisse ja sul on vaja näiteks oma lapsehoidjat selleks. Või näiteks sul läks toru katki ja sul on vaja mehaanikut, kes selle tuleks ja korda teeks. Või näiteks sul läks internet ära ja sul on vaja professionaali, kes selle korda tuleks teeks. Nemad pakuvad kõiki neid erinevaid teenuseid sulle 60 minuti jooksul. Ehk kui sa lähed sinna lehele, mul on see probleem, 60 minuti jooksul on sul keegi kohal, kes selle ära lahendab. Lisaks sellele on levinud ka märks rohkem selliseid nii-öelda nišiteenused, kes fokusseerivad ainult ühele teenusele. Näiteks ZipChat ja Laundrette äpp, mis tulevad kohale ühel päeval sinu valitud ajal, korjavad sinult kokku pesu ja toovad sulle järgmisel päeval selle puhtana tagasi. Sellised on väga levinud ka koristusteenused, näiteks Mop ja Hassel Inglismaal, kus sa saad omale valida koristaja vastavalt tema reitingute põhjale, valida aja, millal sa soovid, et ta tuleks ja teeb sinu kodu korda tunni alusel, millal sa seda soovid. 9. valdkond on tervise ja ilutooted või teenused. Ja siin üks kõige põnevam teenus minu jaoks on ClassPass, mis on saadaval nii USA-s kui ka Euroopas erinevates linnades. Miks mul peab olema liikmelisus ühte spordiklubisse, kui ma näiteks tahan proovida erinevaid stiile või erinevad liiki spordialasi üle linna või ma olen reisimas erinevates linnades, et ma tahan ka seal kasutada seda spordiklubi, siis ClassPassiga on see kõik võimalik. 1 kuu makse eest ma saan kasutada ja proovida kõiki erinevaid spordialasi üle linna, ehk siis taaskord siis, kui mina tahan ja siis, kus ma tahan. Tervisevaldkonnas on huvitav ka see, et näiteks mul on võimalik doktorit näha või siis arsti juurde minna 15 minutise etteütlemisega näiteks Telemedi teenust kasutades. Ehk mul tekib mingisugune tunne, et mul on siit imelik või sealt imelik, ma tahaks küsida arsti käest 15 minutiga, ma leian omale professionaali, kellega rääkida. USAs on selline teenus levinud ka Doctor on Demand nime alt.
Spordivaldkonnast on levinud ka teenus Vint, millega saad omale personaalse treeneri täpselt siis, kui seda tahad ja kus sa seda tahad. Ehk kogu sinu tervise ja ilutoodete maailm on tegelikult võimalik väga palju lihtsamaks muuta, kui see täna võib-olla on paljudele inimestele. Vajadusepõhised teenused on tõesti siin selleks, et jääda. See justkui toob sellise uue reaalsuse sinu elule, kus sa saad kasutada mobiiltelefoni justkui juhtpuldina, et kontrollida erinevaid osasi oma elust, kas see on siis reisimine, toidu valmistamine, auto rentimine, takso võtmine või nii edasi ja nii edasi. Kõik see on väga tore ja hea ja teeb meie elu lihtsamaks ja kiiremaks ja ka soodsamaks või kuluefektiivsemaks, aga millised on põhilised mured selles valdkonnas või nii-öelda katsumused, mis tuleb veel ületada. Esimene neist on kindlasti regulatsioonid. Uber siin on ilmselt üks parimaid näiteid, kuidas see teenus, mida nad proovivad tuua nii-öelda taksondust muutes, inimene ja juht kokku tuua, on mitmes riigis nii-öelda illegaalne, kuna regulatsioonid ei ole selle ümber ehitatud. Ja sellise sarnaseid probleeme on ka teistes valdkondades. Teine katsumus on kindlasti inimesed ise või kasutajad. Kuna paljud kasutajad ei ole harjunud selliseid teenuseid kasutama, näiteks Zipcari puhul tunnipõhine autorent, siis inimesed tihti tõid auto hiljem tagasi või unustasid oma eraasjad sinna sisse, kuna olid harjunud sellise traditsioonilise rendifirmadega, kes tegid seda kõike nende eest. Kolmas katsumus on kindlasti usaldusväärsus ja selliste teenuste nii-öelda kindlus. Ehk siis need paljud sõltuvad ka sellest, näiteks kui ma tellin oma restorani toidu ja see jõuab mulle kohale mingisuguse rollerijuhiga, kes sellega on kiirustanud ja see näeb väga kole välja, siis see ei ole see teenus, mida ma järgmine kord kasutaksin. Ehk siis paljud need firmad, mis põhinevad ka transpordil, on sellega kimpus, et kuidas garanteerida võimalikult usaldusväärne ja kindel teenus. Ja sellele usaldusväärsus näiteks puhastajate või koristajate valdkonnas. Ma ei saa kunagi kindel, et see inimene, kes tuleb minu juurde, et ta sealt midagi endaga kaasa ei võtaks või et ta oleks väga hoolas selle suhtes, mis mul seal näiteks kodus on. Ma olen kindel, et erinevad tagasiside andmised online'is aitavad neid kõiki riske vähendada, aga kindlasti on see nii-öelda skaleerimise või kasvamise juures üks suurimaid murepunkte. Neljas suur küsimärk on see, et kas sellised teenused saavad üldse kunagi olla kasumlikud. Enamus nendest teenustest on täna nii-öelda kasutajaskonna kasvatamise faasil, mis tähendab see, et nad investeerivad sinna palju raha ja nad on nii-öelda tänases mõttes kahjumlikud ettevõtted ja kulutavad üsna palju raha selleks, et uusi kasutajaid sinna pardale tuua. Näiteks Instacart Ameerikas küsib ainult $3.90 selle eest, et tuua sulle üks tellimus kaubandusketist. Me ei ole kindel, kas selline mudel ka tulevikus on kasumlik. Kindlasti on seal uusi lahendusi, näiteks droonid, mida katsendatakse transpordimaailmas, mis võivad seda vähendada ja ma olen kindel, selliseid efektiivsusi peab olema rohkem ja rohkem, et need ärimudelid ennast tõestaksid. Viies katsumus on kindlasti see, et need teenused ei ole omavahel ühendatud, nad on justkui isoleeritud. Ehk mul on olnud hommikuid, kus mul tuleb 3 erinevat kohaletoomise ettevõtted, üks, kes toob sulle toidu, teine, kes võtab sinu musta pesu ja kolmas näiteks, kes toob sulle hommikusöögi. Ja selliseid olukordi tekib rohkem, kui need teenused ei räägi omavahel. Küll aga on näiteks Alfred Ameerikast tegemas seda, et tuua justkui selle ühe inimese läbi kõik need teenused üheskoos ja ma arvan, et see on ka üks kindlasti tulevikusamme selles valdkonnas. Mulle on väga meeldinud see elu nii-öelda vajadusepõhiselt. Ma ei pea omama ja muretsema mitte millegi pärast, kõik on minu ümber saadaval siis, kui see on mulle vajalik ja seal, kus see on mulle vajalik. Ja ma usun, et nõudluspõhised teenused on siin selleks, et ka jääda. Kui sul on mõni lahe teenus näiteks Eestis, mida sa oled kasutanud, jaga seda siin kommentaariumis ka teistega. Ma olen kindel, et me saame aidata nendele ettevõtetele suurema elu sisse puhuda. Lisaks sellele, kui sa arvad ka, et tehnoloogilised lahendused aitavad meie elu paremaks muudes, kindlasti subscribe'i siia kanalisse, kuna ma teen videosi sellel teemal üsna tihedalt. Kui sulle see video meeldis ja sa nägid, et see on kasulik, jaga seda oma sõpradega ja pane ka näpp üles video all. Aitäh sulle ja näeme järgmine kord!